Minuga on siin Klišerik, Max ei ole. Kus Maxi jätsid? Heippa tiralla, Max on reisil, kogub ideid, paneb pidu, teeb asju, mida tegema peab praegult. Kui suuri Eurovisiooni fänn sa oled? Ma olin väiksemana hästi suur, siis see nagu natuke vaibus ära, aga nüüd ma olen tugevalt tagasi jälle. Mis on sinu arvates olnud Eurovisiooni ajaloo kõige ikoonilisem tantsuliigutus? Tantsuliigutus? Leto Sveti see. Kas sa tunned, et sul on midagi enda generatsiooniga näidata vanemale Eesti laulu publikule? Jaa, ma arvan, et seda on juba nagu näidatud enne, aga me näitame seda omal moel ja enda viisil ja ma arvan, et me suudame mõne vanema inimesega enda poole keerata. Kui te seda lugu kirjutasite, kui palju te mõtlesite sellele, et milline oleks selle potentsiaal Eurovisioonil ja kui palju te mõtlesite, et ennast lihtsalt väljendada? Ega me kirjutasime selle laulu niimoodi, et see on ikka nagu meie laul, aga see on meie laul Eurovisiooni jaoks, et jah. Miks sa tahad Eurovisioonile minna? Nagu on igasuguseid unistusi ja asju olnud ja mõned on nagu täidetud ja nüüd on nagu mõned juurde tulnud, et tuleb järgmine ära täita. Kui te võidaksite Eesti laulu, siis kui palju te oleksite nõus enda taskust raha alla panema, et teha võimalikult ägelava show? Vot, ma ei tea, mis summadest me räägime, aga... No, näiteks Nööp ütles, et ta oleks nõus 50 000 panema, kas... Jaa, ei, tegelikult 70 000 ma olen nõus panema ja kui Nööp paneb 50, siis ma panen rohkem. Miks just teie peaksite võitma? Ma arvan, et seda võib vaata ise otsustada, et miks meie, et me oleme, kes me oleme ja ma loodan, et me meeldime inimestele. Kuidas te kasutaksite ära enda sotsiaalmeedia platvorme, et võimalikult palju enda lugu turundada? Ja ei, alandame ennast, müüme hinge maha, teeme kõik, et võit oleks. Selge, aga aitäh. Ma loodan, et teil läheb hästi. Aitäh. Edu.